Nii toimivad tegelikult CIA salajased operatsioonid. Kõik 3 sihtmärki tegid saatusliku vea. Nad järgisid nädalaid täpselt sama rutiini. Igal hommikul astusid 3 terrorirühmituse 3 tähtsat liiget samasse väikesesse kohvikusse, istusid samasse lauda ja rääkisid tundide kaupa maailma sündmustest, strateegiast ja kõigest muust, mis teil mõttes oli. Iga päev, samal ajal, samas lauas. Kohalikul CIA kohalikul bürool ei läinud kaua aega, et mustrit märgata, ja kui nad seda tegid, anti luba füüsiliseks jälgimiseks. CIA agent oli märkematu, tavaline, riietatud tagasihoidlikesse kohaliku stiiliga riietesse. Ta nägi erakordselt tavaline välja. Ei olnud ta James Bond ega Jason Bourne. Tõelistele välitööl tegutsevatele agentidele oli võimalikult tavaline väljanägemine ja käitumine nende suurim tugevus. Agent jäljendas nende rutiini. Ta ilmus kohale vahetult enne neid, tellis kohvi ja istus lähedale, kohta, kus ta sai jälgida ja kuulata, samal ajal kui ta luges ajalehte. Läbimurre saabus nädalate pärast. 3 sihtmärgi, kes olid võtmetähtsusega rünnakute kavandamisel Ameerika Ühendriikide vastu, olid harjunud seda tavalist meest igal hommikul kohvikus nägema. Kuid see päev oli teistsugune. Vaja oli vaid viisakat noogutust, kui sihtmärgid möödusid. Ainult üks vastas sellele. See oli uus sihtmärk. Nädalad möödusid ja tervitused CIA agendi ning viisakate terroristide vahel muutusid järjest soojemaks. Noogutused muutusid täielikeks peanoogutusteks, seejärel lühikesteks suulisteks tervitusteks. Kõik juhtus korraga. Olukord jõudis haripunkti. Kuudepikkune jälgimine, lõputu hoolikas vaatlus, ühe välitööl tegutseva agendi elu ja kõik, mille nimel ta töötas, sõltus ühest otsustavast kohtumisest. Täna hommikul küsis terrorist, kas ta võib CIA agendi juurde istuda. Mehed vahetasid viisakat vestlust ja tervitusi ning siis esitas CIA agent talle ühe küsimuse, mis kogu operatsiooni paljastas. Kuidas su perega läheb? Nädal hiljem küsitlesid CIA ülekuudajad terrorikahtlusalust, kes oli ise vabatahtlikult selleks protsessiks nõus olnud. Terrorist oli poole vahetanud ja andis nüüd CIA-le olulist teavet kohaliku terrorivõrgustiku tegevuse kohta. Miks? Sest CIA agent, kelle ülesandeks oli teda jälgida, oli temaga lihtsalt viisakas olnud. Kogu selle aja jooksul selles riigis olid sina ainus inimene, kes kunagi mu perekonna kohta küsis. Ma olen väsinud. Ma tahan lihtsalt koju minna. Vastutasuks kogu teabe eest, mida ta teadis terrorirühmituse struktuuri ja tegevuse kohta, anti mehele pass ja lennupilet koju Egiptusesse. Ta sai taas ühineda oma perega ja elada edasi anonüümselt. Kui sa arvad, et tead, kuidas CIA salajased operatsioonid toimivad, siis tõenäoliselt sa ei tea. Filmides ja telesarjades loodud kuvand on ikooniline. Välitöötajad vaenulikes riikides sügava katte all, jälitamas terroriste ja rahvusvahelisi kurjategijaid järgneb paratamatu tulevahetus ning pärast muljetavaldavat relvade käsitlemist kõrvaldab CIA agent ohu. Maailm on taas turvaline. Tegelikus maailmas toimivad CIA operatsioonid väga harva niimoodi, kuid see ei tähenda, et seda üldse ei juhtuks. Kuid enamasti on CIA salajased operatsioonid vähem seotud relvade ja vägivallaga ning rohkem manipuleerimise, diplomaatia ja suure hulga igava jälitustööga. Esiteks on oluline eristada erinevat tüüpi operatsioone, milles võib olla seotud luureagentuur nagu CIA. Salaoperatsioonid on üldmõiste, mida avalikkus kasutab, kuid see ei kajasta tegelikkust, millega CIA tegelikult tegeleb. Tegelikult viib agentuur läbi erinevat tüüpi operatsioone. Esimene neist on varjatud tegevus. See on operatsioon, mis on planeeritud ja läbi viidud nii, et selle taga oleva osapoole identiteet jääb täielikult varjatuks. Teisisõnu, USA võib selle läbi viia, kuid keegi ei saa neile süüd tõestada, kuna puuduvad otsesed tõendid. Usutav võimalus seotust eitada on diplomaatia maailmas väga oluline ning seetõttu peavad luureagentuurid seda eriti tähtsaks. Näideteks on kohalike või kolmandate isikute palkamine, et nad teeksid sinu eest musta tööd, olenemata sellest, kas nad ise sellest teadlikud on või mitte. Salajased operatsioonid on seevastu sellised ettevõtmised, kus kogu operatsioon ise hoitakse täielikult varjatuna ja saladuses, et seda ei avastataks. Heaks näiteks on CIA reid Nõukogude ilmavaatluspostile Põhja-Polaarjoone ääres. Outpost NP8 oli ehitatud triivivale jääpangale ning sinna määratud meeskond evakueerus äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu. Jaama sai jõuda ainult siis, kui ilm lubas mööda ohtliku jäärada. Rada oli purustatud murduva jää poolt, mis sundis selle hülgama. Nõukogude võimud evakueerisid meeskonna, kuid nad ei vaevunud varustuse ega dokumentidega. Nad arvasid, et need lähevad looduse meelevallas kaotsi. Igatahes oli ümbritsev jääkate allveelaevadele või jäälõhkujatele liiga paks ja ühegi maismaal baseeruva helikopteri tegevusulatusest liiga kaugel. CIA ja mereväe mereuuringute büroo jaoks oli mahajäetud jaam kuldne võimalus.
Nad said koguda andmeid nõukogude ilmaprognooside kohta ja uurida võimalikke ilmamuutmise katseid. Kuid mis kõige tähtsam, nad said teada, kuidas nõukogulased jälgisid USA allveelaevu jää all. Ainus probleem oli see, et sinna polnud realistlikku võimalust jõuda. Merevägi saatis kohe õhujõudude major James Smithi ja mereväe reservleitnant Leonard A. Leshaki langevarjukursusele. Mehed pidid langevarjuga hüppama mahajäetud jaama peale, koguma vajalikku teavet ning seejärel välja tõmmatama Skyhawki väljatõmbesüsteemi abil. Pärast 5 päeva jäisel baasi all tõusis tohutu õhupall aeglaselt taevasse. Päästelennuk haaras sellest rippuvast pikast köiest kinni. 2 meest ning suur hulk nõukogude dokumente ja varustust toodi turvaliselt tagasi, lõpetades missiooni, mis oli tundunud võimatu. Operation Cold Feet on täiuslik näide salastatud operatsioonist. Mitte midagi selles ei saanud usutavalt eitada. Ainult USA valitsusel olid ressursid ja võimalused selle läbiviimiseks. Ja kui nad oleksid avastatud, poleks olnud võimalik seda varjata. Järgmisena jõuame Black Opsideni. See on eksitav nimetus, mida kasutatakse väga tihti. Black Ops ei ole tegelikult ametlik USA valitsuse termin. See on üldnimetus, mida kasutavad nii sõjavägi kui ka avalikkus, et kirjeldada väga salajasi, ametlikult tunnistamata erijuurdepääsuga programme. Katete loomiseks jätavad neid tavalised tunnustamata operatsioonid tõendeid, mis viitavad süütule või mitte nii süütule kolmandale osapoolele. Black Operations on kõige tundlikumad ja salajasemad, mida CIA läbi viib. Need on missionid, mida peetakse tavaliselt riigi julgeoleku seisukohalt kriitiliseks või isegi Ameerika Ühendriikide püsimajäämise jaoks lausa elutähtsaks. Salaoperatsioonid võivad olla nii salajased, et liiguvad kuulujutud, nagu ei oleks mõned projektid isegi CIA direktori pädevuses. See võib tunduda võimatu, kuni mõistad CIA struktuuri. Asjalooliselt hoitakse CIA direktorit sageli teadmatuses, mõnikord ei anta talle isegi täielikku ülevaadet või ei informeerita üldse, välja arvatud juhul, kui on vaja teha kriitiline otsus. CIA-s on direktori ametisse nimetamine suuresti poliitiline. Ta ei pruugi isegi agentuurist endast pärit olla ja peaaegu alati vahetab uus administratsioon ta välja. Inimesed, kes missiooni ellu viivad, on sageli poliitilisest rambivalgusest kaugel. Seepärast ütlevad asjatundjad tihti, et ära otsi saladusi direktori käest. Vaata pigem madalama taseme ametikohtade poole. Neid täidavad CIA karjääritöötajad, sest nemad teavad tegelikult, mis toimub. Sellised ametikohad nagu teaduse ja tehnoloogia asejuht või toetuse asejuhi asetäitja, kes juhib kogu CIA logistikasüsteemi, suurimad kogu maailma luureagentuuride seas, on need, kus tegelik võim peitub. Need on inimesed, kes jäävad ametisse, kui administratsioonid vahetuvad. Tõelised saladuste hoidjad CIA-s. Tahad jätkata varjatud valitsussaladuste kajastamist? Kindlasti pane like, jaga ja telli enne, kui keegi Langley's märkab. CIA peamine üksus, mis tegeleb sellega, mida inimesed tavaliselt nimetavad salaoperatsioonideks, on eritegevuste keskus. Need on agendid, kelle ülesandeks on 2 tüüpi operatsioonid, erioperatsioonid ja poliitilised tegevused. Erioperatsioonid koosnevad isikutest, kes on värvatud kõrgeima taseme sõjaväeüksustest, nagu Delta Force ja SEALid. Need isikud värvatakse tavaliselt otse värbajate poolt, valitakse nende lahingukogemuse ja oskuste põhjal ning, mis võib sind üllatada, ka nende iseloomu tõttu. Ameerika eriüksuste kogukonnas on palju kõvasid alfaisaseid Rambo-tüüpi mehi. Tegelikult on see omamoodi ajalooline probleem, kus kasvav kuritegevus on otseselt seotud eriüksuste operatiivtöötajatega. Need ei ole tüübid, keda CIA tavaliselt otsib. Võõral maal, kus otsene toetus puudub, on karisma, diplomaatia ja suhtlemisoskused palju väärtuslikumad kui toores jõud. Mõned parimad välitöötajad ei ole kõige karmimad, nad on kõige intelligentsemad ja veenvamad. Nad imbuvad sihtmärkide sekka, pööravad agente topeltagentideks ja lahendavad võimalikke diplomaatilisi katastroofe. Kõik ilma ühegi lasuta. See ei tähenda, et CIA-l poleks ka jõulisi tegutsejaid. Kui rääkimine või väljapressimine ei aita, saadetakse kohale löögiüksus, et sihtmärk kinni võtta või kahjutuks teha. Kuigi CIA-l on omaenda meeskonnad, teeb ta sageli koostööd USA sõjaväe kõrgeima taseme üksustega. Hiiks näiteks on Al-Qaeda agendi Nazi Abdul Hamed al-Rukai tapamine Liibüas, mis on haruldane näide CIA juhitud haarangust, mis on videole jäädvustatud. Videos jälitab kahtlusaluse sõidukit valge kaubik. Niipea kui sihtmärk peatub, keerab kaubik ette, et seda blokeerida. Siis tormab kohale teine sõiduk, mis tõenäoliselt oligi põhjus, miks sihtmärk üldse peatus. Selle tee lõigatakse järsult ära. Iga liigutus on läbimõeldud, iga sekund loeb. Delta Force'i operatiivtöötaja astub kaubiku kõrvalistuja poolt välja ja neutraliseerib kohe juhi. Operatiivtöötajad tirivad Al-Rakai tagaistmelt välja, panevad talle plastikust käerauad ja viskavad ta kaubikusse.
Teised operatiivtöötajad otsivad sõidukist võimaliku luureväärtusega esemeid, nagu mobiiltelefonid, sülearvutid või tahvelarvutid. Tänava lõpus on kolmas CIA sõiduk liikluse blokeerinud ja sõidab mööda samal ajal, kui kaubik lahkub. Sihtsõiduki viib minema kas Delta Force'i operatiivtöötaja või CIA agent, et see salaja kõrvaldada. Kogu operatsioon oli 2 minutiga läbi. See viidi täiuslikult läbi. Välja arvatud üks silmatorkav viga. Kogu sündmus salvestati kodusele valvekaamerale, mida välitiim ei suutnud tuvastada ega neutraliseerida. Siin sukeldume välitööde põhiolemusse ja sellesse, kuidas salaoperatsioonid läbi viiakse. Luure on iga operatsiooni jaoks ülioluline ning see hõlmab kõike, alates konkreetse asukoha plaanist kuni ettevõtete, kodude, VIPide, turvateenistuste ja valvekaamerateni. Kõik, mis võib mõjutada missiooni edukust, tuleb arvesse võtta. Ükski detail pole operatsiooni ettevalmistamisel tühine. Teades, et ühe konkreetse linnaosa kohalikud eelistavad oma kohvi teatud viisil juua, võib see tähendada vahet edu ja ebaõnnestumise vahel. Kas mäletad seda missiooni kohvikus? Väike detail, näiteks teadmatus selle kohta, et selle linnaosa kohalikud ei lisa kohvile piima, oleks võinud välitöötaja kohe võõraks tembeldada. Iga detail on oluline. Just sellepärast koosnebki CIA valdavalt analüütikutest, kes moodustavad oda pika ja tugeva varre, mille tipus on välitöötajad vaid tillukese teravikuna. Ilma nende tööta ei saaks välitöötajad oma tööd teha. Järgmisel korral, kui vaatad James Bondi filmi, mõtle ka nendele 10 analüütikutele, kes töötavad kulisside taga. Just nemad võimaldavad Bondil oma sihtmärki leida, vaenulikus keskkonnas ellu jääda ning vältida äratundmist või tapmist. Siis on veel salajaste operatsioonide teine pool. Mõju ja poliitilise tegevuse operatsioonid moodustavad suure osa CIA tööst. See on CIA igapäevane töö, aga mitte ainult neil, vaid ka teistel ülemaailmsetel luureagentuuridel. Kas mäletad vastuolulisi ICE tulistamisi Minnesotas 2026 aasta alguses? Sotsiaalmeedia ujutati koheselt üle tehisintellekti loodud piltide ja botipõhiste desinformatsioonikampaaniatega, mis ümbritsesid neid sündmusi. See oli selge näide varjatud mõjutusoperatsioonist, mille eesmärk oli Ameerika elanikkonda lõhestada. Kes selle taga oli? Tavapärased kahtlusalused on Venemaa, Hiina ja Iraan, kes on sügavalt huvitatud USA's kodanikurahutuste tekitamisest, et seda nõrgestada. Iraani, Venemaa ja Hiina luurega seotud kontod mängisid nii liberaalsete kui ka konservatiivsete tunnete peale. Klassikaline mõjutusoperatsioon. Ka CIA mängib seda mängu kasutades sotsiaalmeediat ja tehisintellekti ülemaailmsete narratiivide kujundamiseks. Tänapäeval puutud sotsiaalmeedias sageli kokku võltskontodega, mida on veerand kuni kolmandik kõigist kontodest. Need on botid, mis on loodud kas luureagentuuri või ettevõtte huvide edendamiseks. USA valitsuse tegevus on seotud arvukate rahutustega Iraanis ning hiljuti toimetati salaja Iraani 6000 Starlinki seadet, mis jagati protestijatele. See oli katse hoida inimesi ühenduses pärast seda, kui valitsus piiras internetiühendust, võimaldades protestijatel jätkata organiseerumist ja suhtlemist hoolimata piirangutest. CIA salajased operatsioonid võivad hõlmata ka majanduslikku manipuleerimist. Raamatus Majandusliku palgamõrvari pihtimused teeb autor John Perkins selgeks, kuidas CIA on manipuleerinud terveid riike majanduslikult, et kallutada neid USA huvide poole. Väidetavalt oli süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein ise CIA vara. Ta oli otseselt seotud katsetega kallutada Saudi Araabiat USA ja Suurbritannia huvide poole. Skandaal puhkes esmakordselt 2000-ndate keskpaigas, kui Briti kaitsetööstusettevõte BAE Systems jäi vahele altkäemaksu maksmisega Saudi ametnikele. Aga lugu ulatus veelgi kaugemale, tagasi 1980-ndatesse. Just siis olevat BAE suunanud miljoneid altkäemaksuks, et kindlustada relvatehinguid. CIA toitas seda strateegiat 2 selge eesmärgiga: muuta Saudi Araabia tugevaks vastukaaluks Iraanile ning tagada, et kuningriik jääks sõltuvaks lääne relvadest, hoides neid nii sõbralike kui ka kuulekatena. Just selles punktis astub mängu Jeffrey Epstein. Epsteiniga seotud toimikute kohaselt avastasid võimud 2019. aastal võltsitud Austria passi, mis oli väljastatud 1980-ndatel. Teise nime all märkis Epstein oma ametlikuks elukohaks Saudi Araabia. Sõltumatud analüütikud oletasid, et passi sisenemis- ja väljumistemplid langevad ajaliselt kokku kurikuulsate BAE relvatehingute ja altkäemaksumaksetega. Muide, kas sa teadsid, et sa elasid just üle suure salaoperatsiooni nurjamise, mis oli sinu vastu suunatud? Hiljuti TikToki USA harusunnitud müük võis tunduda majandusliku jõudemonstratsioonina, kuid tegelikult oli see kiireloomuline riikliku julgeoleku küsimus.
TikTok on luure kogukonna seas kurikuulus kui üks kõige tõhusamaid mõjutusoperatsioonide tööriistu, mis eales loodud. Hiina luure kasutas TikToki täielikult ära, et viia läbi mõjutusoperatsioone ameeriklaste seas ning kogus nende kohta andmeid, et täiustada tulevasi operatsioone. Kui see kõlab uskumatuna, siis võisid sa maha magada 3. novembri 2023 juhtumi, kus meeleavaldajad aheldasid end USA mereväe varustusaluse külge. Väideti, et laev oli teel relvi peale võtma, mis pidid minema Lähis-Idasse. Kuigi meeleavaldajad tegutsesid oma veendumuste ajal, tekitas see juhtum CIA luureprofessionaalide seas tõsist ärevust. Hirm seisneb selles, et välisvaenlased, nagu Hiina luure, võiksid täielikult ära kasutada algoritme platvormidel nagu TikTok, et korraldada sarnaseid mõjutusoperatsioone ja suunata heatahtlikke inimesi sarnastele tegudele. Lõpptulemusena võivad olulised sõjavarustuse saadetised eesliini vägedeni hilineda, jättes nad haavatavaks hävitamisele ja kaotusele. TikToki müük lõpetas tõhusalt Hiina luure mõju selle rakenduse üle. Muidugi tähendab see ka seda, et nüüd on võimalik Ameerika mõju selle asemel. Kõiki tükke kokku pannes järgib tüüpiline CIA juhitud salajane operatsioon väga sarnast ajakava. Vaatame läbi hüpoteetilise operatsiooni, mis on suunatud kahtlustatavale terroristile ja analüüsime, kuidas see võiks välja näha. Kõigepealt hinnatakse saabuvat luureinfot ohtude või võimaluste suhtes. Oletame, et ilmuvad teated isikust, kes kavandab rünnakuid või tegeleb terrorismiga. See käivitaks CIA-s kohe läbivaatuse. Agentuuri informaatorite võrgustik, signaalluure ja väljal olevad kontaktid tagavad, et vähesed arengud jäävad märkamata. Seejärel, kui isik on tuvastatud ja hinnatud, koguneb juhtiv meeskond, et vaadata läbi kogu olemasolev luureinfo ja määratleda strateegilised eesmärgid. Selles olukorras on eesmärk selge – koguda kasutatavat luureinfot sihtmärgi plaanide, võrgustike ja kaaslaste kohta. Võimaluse korral värvatakse siseringi liikmeid või agente, kes annaksid pidevalt teavet, mida nimetatakse kompromaadiks. Materjal, mida saab kasutada käitumise mõjutamiseks või tegevuse häirimiseks. Järgmisena tuleb taotleda seaduslikku luba. CIA peab saama seadusliku loa iga operatsiooni jaoks, mida ta läbi viib. Tavaliselt hõlmab see protsess täitevvõimu ja senati niinimetatud 8 grupi luuretegevust jälgivate kongressi vanemliikmete ülevaatust. Mõned pärandprogrammid on ajaloolised neist järelevalvemenetlustest mööda hiilinud, põhjendatuna salajaste täitevvõimu korraldustega, mis toob esile seaduslikud hallid alad, kus salaoperatsioonid mõnikord tegutsevad. Igal juhul kujutab pärandprogramm endast täielikku põhiseaduslikku kriisi. Järgmine samm on operatiivne planeerimine. Siin alustab CIA operatsiooni üksikasjalikku planeerimist, et täita seatud eesmärgid. See hõlmab luureandmete puudujääkide tuvastamist ning konkreetsete uute luureandmete vajaduse määratlemist. Kuidas jälgitakse sihtmärgi avastamata? Milliseid varjatud jälgimise või side pealtkuulamise meetodeid kasutatakse? Kuidas kogutud andmed turvaliselt analüüsimiseks kätte saadakse või edastatakse? Kui plaan on paigas, on aeg värvata allikaid. Kohapealsed agendid tuvastavad sihtmärgile lähedased inimesed, kaasosalised, kullerid või vahendajad, keda võib olla võimalik veenda, sundida või värvata luureandmete hankimiseks. Need siseinimesed võivad pakkuda hindamatut ligipääsu ja konteksti, mida muul viisil kaugelt hankida pole võimalik. Seejärel viiakse operatsioon ellu. Jälgimine algab, kogutakse luureandmeid ja allikad aktiveeritakse. Operatsioon võib paljastada vandenõusid, logistilisi võrgustikke või ebaseaduslikku tegevust. Seda hinnatakse viivitamatu ohu leevendamiseks, säilitades samal ajal usutava eitatavuse ja seadusliku kaitse. Ja siin jõuame operatsiooni kahjude ohjamise ja usutava eitatavuse faasi. Kahjude kontrolli osa hõlmab peamise tunnistaja vaigistamist. See operatsiooni faas ei pruugi alati vajalik olla, kuid kui operatsiooniga kaasneb suur tagasilöök, on ülioluline, et CIA ja USA valitsus distantseeriksid end võimalikest skandaalidest või väärtegudest. Kogu protsess võib võtta aega 6 kuni 10 aasta või isegi kauem. Ennekõike on salaoperatsioonid kannatlikkuse proov, aastatepikkune planeerimine ja ootamine, kuni avaneb ideaalne võimalus tegutsemiseks. Nii et järgmine kord, kui vaatad spioonifilmi, pea meeles, et see, mida sa näed, on sisuliselt vaid operatsiooni viimane 1%, mille ettevalmistamine võis võtta aastaid. Ja kuigi see annab sulle selge pildi sellest, kuidas tüüpiline operatsioon kulgeb, on see, mida sa näed, vaid jäämäe tipp. Kui arvasid, et see oli juba pingeline, siis oota, kuni saad teada pöörased, deklassifitseeritud CIA saladused, mida sa ei peaks teadma, või klõpsa hoopis sellele videole.